mõnda aega oleme nüüd müünud juba seda miljoni maja siin. Päris palju on tegelikult käinud selliseid high net worth inimesi siin. Maja on ju vinge, krunt on ka vinge. Päris paljudel tegelikult on olnud ka plaan ta rahas välja osta. No osadel on, et mingi väiksem osa laenuga juurde võtta. See isegi ei ole küsimus, et kas siin laenuga ta osta või mitte. Pigem ongi küsimus, miks rikkad nii kalleid kodusid ostavad. Ma siis hakkasin ka mõtlema, et kunagi võiks ka niisuguses positsioonis olla, et sellise maja saad enda perele lubada. No kas nüüd osta, aga vähemalt, et see valikuvõimalus oleks. Ja ega need inimesed, kes sellist maja lubada saavad, ega nad lollid ei ole. Nad on pidanud väga palju õigeid otsuseid tegema, et selles punktis olla. Siis ma hakkasin ka mõtlema, et mis on nende loogika, mis on nende mõtlemise taga, kui nad panevad enda kodu alla 1 000 000 eurot. Aga tegelikult, kui sa selles positsioonis oled, see on suhteliselt lihtne, suhteliselt loogiline otsus. Esiteks, kinnisvara peale on väga lihtne võimendust saada. Eluasemelaen seda on lihtne taodelda, eluasemelaenul on kõige madalam intress. Kui sa nüüd panedki 600 000 ise, 600 000 võtad laenuna juurde, sul muidugi kuskilt, ettevõtlusest peab olema cash flow, et seda laenu teenindada, aga sa saad palju väiksema summaga nii suure vara omanikuks. Kui sul nüüd kinnisvaraturg, 3-4 aastaga 10% kallineb, sa oled just õhust teinud 120 000 endale. Teiseks, sa saadki sellest samast kinnisvaraturu tõusust osa. Isegi kui sa ei plaani laenuga osta, sa oled enda vara välja teeninud. Su küsimus enam ei ole ilmselt, kuidas võimalikult kiiresti raha kasvatada. Nüüd on su küsimus, kuidas võimalikult turvaliselt enda raha säilitada. Kui vaadata maailmas ülirikkaid, nende küsimus on, kuidas inflatsiooni piitida, et nende vara ostujõud vähemalt säiliks. Aga kinnisvara on ikka jälle tõestanud ennast turvaliseks varaklassiks, mis tegelikult näitab väga head tootlust. Ja kõige selle boonus on see, et jah, su raha on nüüd sinu kodu kaudu kinnisvara turul, aga nii kaua, kuni sa siin omanik oled, sa saad kõike seda luksust nautida. Sul mahub terve pere siin külla kutsuma, sa saad päeval terrassil grillida, basseini, õhtul sauna, kõik mahuvad magama. Siin on megavinge krunt, lastel kõvasti mänguruumi, suur garaaž igasuguste hobide jaoks. Siin on turvaline, piirkond on turvaline, sul on endal siin mega kõrged aiad ümber, kõik turvasüsteemid. Ehk kui sul see võimalus on minna all in, osta selline kodu. Miks mitte?